Külm kõrgrõhuala ei mõtlegi taanduda. Ka möödunud ööl oli kõige külmem Põhja-Rootsis kuni –41. Meile lähemal Soome keskosas langes miinimum –36 kraadini, Laadogast lõuna poole oli –34 kraadi. Kuna kõrgrõhuala kese tuleb selleks nädalavahetuseks Soome lahe või Eesti peale, on alust arvata, et möödunud ööl Jõhvis mõõdetud –33,4 polegi selle talve kõige madalam. Prognoos lähemaks 3 ööpäevaks on enam-vähem ühesugune, kuid seejuures on alati erandeid. Kõige külmemad kohad on madalad jõe- ja järvenõud, raba- ja sooservad, kõrgustike nõlvadel on siiski natuke vähem külma. Ja nii võib ka Tehvandil maratoni stardi ajal külma olla vähem kui –25 kraadi. Ja niisugune on ka mudelarvutus ja sel juhul läheb siis kõik ka korraldajate plaani järgi. Aga jälgige miinimumtemperatuuri EMHI.ee kodulehelt ja võrrelge oma koduse näiduga ja prognoosinumbrid oleks siis järgmised. Lähemal ööl on vähese pilvisusega või siis täiesti selge ilm, puhub ida- ja kirdetuul 1–7 meetrit sekundis ja külma on –28 kuni –35, saartel ja kohati läänerannikul 19–27 kraadi. Päeval on samuti päikesepaisteline ja kirde ning idatuule kiirus on 1–7 meetrit sekundis ning päeva maksimum tuleb –12 kuni –19, Kirde-Eestis võib kohati jääda –21 kraadi peale. Ning õhurõhk oli Tallinnas 1033,9 hektopaskalit ehk 775 millimeetrit. Elavhõbedasammast õhurõhk ei muutu oluliselt, suhteline õhuniiskus oli 72%.